juhul sügav kummardus teile, suur tänu, et te olete olemas, jätkake samas vaimus ja järjest uute ja uute ideedega olete alati teretulnud ja me alati, millega saame, sellega aitame, palju me ju ei saa, aga igal juhul sügav kummardus teile veel kord, aitäh! Turismitegu 2020. Kategoorias tunnustatakse ettevõtteid või organisatsioone, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesise tegevusega lisaväärtust Tallinnale kui turismikohale. Nominendid: Hektor konteinerhotelli avamine, Enna Mikkile reisiblogi Sooloiluja ning Facebooki grupp Tallinna Tärpit, Proto avastustehas, arendaja Noblessner Park OÜ, Muuseum külastuskeskus Paks Margareeta, Turismitegu 2020 võitja, Muuseum külastuskeskus Paks Margareeta, arendaja Sihtasutus Eesti Meremuuseum. Austatud võitja, millised on külastajanumbrid enne ja pärast Paks Margareeta renoveerimist? Need on drastiliselt erinevad. Kui tänase päeva seisuga, ka siin koroonaaega silmas pidades, on Paksu Margareetat külastanud üle 60 000 inimese, siis enne seda aastal vist, Urmas paranda mind, oli vist 2018, külastas kusagil 10 000 kandis, et see muutus on olnud tõesti väga-väga suur ja ma arvan, et ma pean ütlema kõigepealt teile, armsad linnakodanikud, aitäh selle eest, et olete meid leidnud ja külastanud ja siis ütlema aitäh Urmasele, meie muuseumi juhile, kes on selle kõige taga, algataja ja meie suur inspireerija. Ja loomulikult suur aitäh meie võrratule tiimile, kellega on ainukesena see võimalik. Siin on täna väga palju kõlanud seda, et ainult läbi koostöö on võimalik suuri asju teha ja ma olen 200% nõus sellega, et ainult hea koostööga sünnivad suurepärased asjad. Aitäh teile! Ma tahaks ka mikrofoni. Mul on ikka ka üks küsimus. Mul oli täitsa kohe hea meel, kui mind kutsuti ka sinna esimest päeva, kui see lahti tehti, jube palju rahvast oli, mitte midagi ei näinud, aga üks asi, mida ma kindlasti nägin, oli see, et mitte ühtegi kahurit ei olnud. Kuhu kadusid kahurid? Millal saab Meremuuseum omale kahuri? Ma olen kahuri usku. Kahur on ikkagi olnud kogu aeg Tallinnas nagu väga tähtsal kohal. Ma tean, et on Kikendi kökk ja kes iganes, aga no üks kahur võiks olla. Aga selle jaoks ma kutsun siia lavale Urmase, tule ka siia, tema oskab kindlasti väga hea vastuse öelda kahurite kohta. Tule. Tule jah, suure vaeva nägija, inimesed saavad sulle veel korraga plaksutada ja ikka ütle otse kohe välja, miks ei ole kahurit? Me veel ei tea, et ei ole. Aitäh kõigile, tegelikult meil on kahureid palju. Ja Lennusadamas on neid õige mitmeid. Aga selle kahuri teemal mul oli tegelikult mitme kuu jooksul austatud linna muinsuskaitsja Boris Dubovikuga väga tõsine diskussioon. Ja me mingisuguses faasis isegi ütlesime, et me paneme sinna midagi. Aga siis ma hakkasin rääkima relvaasjatundjate ajaloolastega, kes tunnevad relvastust, ja siis nad läksid omavahel natukene, ütleme nii, ei tekkinud konsensust, kas seal olid Margareetas, olid siis 3-meetrised kahurid, mida kutsuti pikk madu, šlange, või olid seal kamber suurtükid. Ja kuna ootame ära, kuni see vaidlus ükskord lõplikult laheneb, kas on kamber suurtükid või 3-meetrised šlanged, me midagi teeme. Paks Margareeta, aitäh!